Oi, teie juba kohal. Andke andeks, et hiljaks jäin. Ma käisin poes. Ostsin vorsti ja keefiri. Ei osanud arvatagi, et te nii vara kohale jõuate. Palun oodake veel. Mul läheb tiba aega. Panen saiakesed ahju ja tulen kohe tagasi. Halloo? On siin keegi? Vorst! Vorst, tule vaata, kuhu me oleme sattunud. Mis siin vaadata? Täitsa tavaline laud. Ikkagi on uus koht. Oi, kuidas mulle meeldib reisida. Ma olen juba olnud piimakombinaadis ja poe piimaletis ja nüüd ma olen siis siin laual. Põnev. Halloo, on siin keegi? Oi, mõtle, vorst, kui me oleme sattunud täiesti asustamata lauale. No mis sest? Parem ongi. Vaiksem ja rahulikum. Seal lihaletis oli kogu aeg kisa taevani, need viinerid ei oska ju üldse vait olla, muudkui laterdavad ja müravad nagu lapsed. Sialiha jällegi laulis kogu aeg, nagu mingi lind. Sardellid olid küll muidu vaiksed ja mõnusad mehed, aga magades norskasid koledasti ja lasid unes peeru. Olekski hea, kui lõpuks rahu saaks. Näe, ehitame sellest kilekotist endale maja ja pikutame seal kas või terve päev. Ei, mina küll pikutada ei taha. Mina lähen lauda uurima. Ahoi, on siin keegi? Jaa, uno momento, kohe mina tulema. Kus sa tormad? Pane ikka hõlmad kinni, muidu pudised laiali. Mamma mia, kas meile külalised saabuma? Oi püha pasta, oi kui meeldiv. Teie lubama minul end teile esitleda. Mina olen kott Itaalia makaroone teie teenistuses. Ehtne Itaalia makaroonikott ja alles pooleldi täis. Mina olen keefir ja see siin on pool kilo vorsti. Tere. Oh sa mu taevas, oi see meeldiv olema, oi milline rööp, mamma mia, astuma edasi, siiapoole ja mitte kartma teie jälgi tegema, oi santa spagetti, laud olemagi alles lapiga üle käimata, leivapuru puha täis, siia, mina tegema teile väike ekskursioon, tulge. Kus sa lähed? Pane ometi hõlmad kinni. Näe, puha makaroni rida järel. Kõik ju pudeneb välja. Kuidas sa sedasi oled? Kes tema on? Kas teie kaaslane? Ei, mitte minu kaaslane, hoopiski mitte. Tema olema lihtsalt üks muus. Maasika muus. Mida? Et sul on külm, kullakene, ma toon sulle õige mütsi. Kui sul külm on, miks sa siis seda varem ei öelnud? Hull oled, mina ei tahtma mingit mütsi, jäta mind rahule, santa spagetti. Minul mitte külm olema, minul palab, küll mina hädas olema selle kredi muusiga. Aga armas noorhärra, mina tutvustama teile lauda ja teie suur roosa sõber, kuidas tema nime olemagi? Vorst. Vorst ja signore Vorst, tema ka minuga koos tulema. Palun. Ei, mina tule kuhugi. Mul on selle kilekotiga veel hulk tööd. Lähme meie. Mina tahan kangesti lauda vaadata. Kas sinnapoole? Oi, ettevaatus! Siin lipe, seal juhtuma väga kurb asi või ära sulama. Tema oli rumal, tahtma saada pruuniks nagu šokolaad, aga ega siis või päevitada saa või santa spagetti. No nii kui tema sinna päikesekette lesima läks, nii tema ära sulama ja siin temast ainult liuväli alles. Väga kurb lugu, väga kurb.
aga mis need sellised läikivad on? Nii ilusad. Ma pole nii ilusaid asju varem kunagi näinud. Need olema kahvel ja nuga. Väga vanad. Nad olema siin laual seisnud juba terve nädala. Terve nädala? Siis nad on tõesti jube vanad. Aga mis see seal on? Selline karp ja gaas on irvakil. Stopp! Mitte lähemale minema. See olema tondimaja. Hirmus koht. Konserv räivetomaatis. Nemad lebavad seal nagu vere sees. Täitsa punased olema ja vahel öösel nemad ulguma ja kummitama. Nii et hirmus kuulata ja vaadata. Mina ei karda küll kedagi. Ega ma mõni piim ei ole. Need piimad, need on tõesti argpüksid. Kogu aeg kartsid, et äkki lähevad hapuks. Asi, mida ka karta. Mina olen kogu aeg hapu olnud. Ma ei karda neid surnud kalasid kah. Ma lähen vaatan ja panen kaane kinni, siis pole teil ka vaja rohkem karta. Ei, mitte minemas, antas paketti, mamma mia, mina ei võima seda näha, kuidas need koledad ilma peata tondikalad noorhärrale viga teevad. Ei ole tarvis minu pärast muretseda. Korras. Santas paketti, kuidas mina kartma, noorhärra olema vapper, nagu supikulp. Tema ju kah iga päev julgelt kuuma supi sisse sukelduma. Mida need seal tondimajas tegema? Kas mängima oma seljaluudega kitarret, nagu räägitama? Need lesisid niisama seal oma tomatikastme sees. Neid pole üldse tarvis karta. Aga vaat meil poes, seal oli hoopis hullem asi. Selline helendav ja kuum kast, mille sees keerlesid vardasse lükatud ilma peata kanad. Mamma mia, see olemagi see põrgu. Aga ega karta polnud neid ikkagi mõtet. Ja mina ei karda üldse mitte midagi. Näh, kullake, siin su kõrvaga müts ongi. Pane pähe. Mamma mia, sina õnnetukas. Kas sina arvama, et mina tsirkuse tola olema, et sina minule seda kohvitassi pähe tahtma panna? Mina seda mitte tegema, Santos paketi nimel, sina mind rahule jätma. Nii tore, et sulle meeldib, aga kui sul ikka veel külm on, siis pean sulle veel midagi selga vaatama. Mamma mia, miks olema saatus mind selle kuradi moosiga karistanud? Appi, aidake mind, nad ajavad mind taga. Tulge minu juurde, Preili. Milles asi on? Asi on selles, et see libakas lasi prügikastist jalga. Marss tagasi sinna, kus on sinu koht. Ma ei taha sinna minna. Seal on nii kole. Sinu tahtmist ei küsi keegi. Sinu koht on prügikastis ja ma viin su sinna taas. Aga kui Preili tõesti ei soovi, siis ei saa teie teda ka kuhugi viia. Sina veel oled. Mina olen Keefir. Ja mis sul selle libakaga pistmist on? Tema koht on minu juures, mitte laua peal. Mina olen kuningas Tarzan esimene ja nõuan, et jalamaid minuga Aafrikasse tagasi tuleks. Mis Aafrikasse? Mis Tarzan sa oled? Sa oled kõige tavalisem banaanikoor ju. Ta ju nimetab prügikasti Aafrikaks ja ennast Aafrika kuningaks, mingiks Tarzaniks. Ja ta tahab, et mina oleksin seal Aafrikas mingisugune hõbedane papagoi. Aga ma ei taha. Seal prügikastis. Aafrikas? Hea küll, seal Aafrikas. Seal Aafrikas on nii pime ja kitsas ja seal haiseb koledasti. Aafrikas
džungli ongi pime ja kitsas ja lõhnab ahvide ja ninasarvikute järele. Mina tean, mina olen kunagi Aafrikas elanud ja banaanipuu otsas rippunud siis, kui ma veel noor ja roheline olin. Ja kui ma nüüd prügikasti sattusin, tein ka sinna Aafrika ja hakkasin ise selle kuningaks. Kuule, paberitükk, kuningas Tarzan esimene käsib sul jalamaid džunglisse tagasi tulla. Ei tule! Kuulsid? Ta ei tule. Mine ja ela ise seal oma Aafrikas, aga teisi ära sunni. Kuule, sina, Keefir, oled vist siin uusköögis, jah? Sa vist ei tea, et igasugune rämps peab olema prügikastis. See tähendab Aafrikas. Ütle talle seda, vaan, makaronikott. Jaa, nii see olema. No põhimõtteliselt, mis kord juba prügikasti sattuma, see pidama sinna jääma. Kuulsid, kuidas kord on? Ja nüüd ma võtan selle lipaka kaasa. Aga mind sinu kord ei huvita. Kui Preili hõbepaber ei soovi seal prügikastis istuda, siis sina teda sinna ka tagasi ei vii. Kasi oma Aafrikasse tagasi, aga Preili jätta rahule. Oh nii, et lauale on tekkinud kangelar. No vaatame veel seda asja, vaatame. Kas sa tahad kakelda? Mina sinuga kaklema ei hakka. Selle tarvis on meil Aafrikas ninasarvikud ja gorillad. Oota, küll ma varsti tagasi tulen ja mitte üksi. Mitte keegi ei pääse Aafrika kuninga käest. Mitte kunagi. Häda! Nüüd ta ässitab terve prügikasti või selle Aafrika mulle kallale. Aga sina ära karda. Mina näiteks ei karda mitte kedagi. Aga sina ju ei tea, millist jubedat rahvast seal elab. Issand, koledad kondid, neid ta kutsub lõvideks ja hambulised konservikarbid, keda ta kutsub krokodillideks ja ammuli suuga pelmeenikarbid, jõehobud, kes võivad alla kugistada kelle iganes. Nad tulevad ja viivad mu tagasi, kindel see. Ei vii nad midagi. Mina olen ju koos sinuga ja makaronikott ja minu sõber pool kilo vorsti. Vorst! Kuule, vorst, ärka üles. Vaata, kes meie juurde tuli. Mis sa tahad? Sain just tapeedi seina. Nüüd hõõrusin veel põrandaga läikima. Mul on pehkitükid sees. Purgitsesin ühe välja ja lõin sellega põranda särama. Lihaletiski ei läikinud põrand nõnda. Mis seda rääkida? Seal oli üldse sant elu. Aga meie kõrval, seal oli juustulett, oli sealika seltskond, vastik meenutadagi. Kas senior Wurst mitte sallima juuste? Kas neid saab siis sallida? Need on ju kole isegi vaadata. Neil on augud sees, nad haisevad, mõni on koguni hallitanud. Aus toiduaine ei tohi niisugune välja näha. Mõtle, haiseb ja on hallitanud, see on ju jälk. Mingu ja pesku end ometi. Aga ei, nad on veel tähtsad pealegi, igasugu peened prantsuse nimed on neile puha. Mõtle, ühe nimi oli president, aga ise haises nagu nõudepesu palts ja oli üleni valge hallitusega kaetud. Viikan juuste. Kuule, praegu pole meil siin üldse juustudega tegemist. Vaata seda hõbepaberit. Prügikasti kuningas tahab teda ära röövida. Või nii? Ja mis ma nüüd siis tegema pean? Me peame teda kaitsma. Mis hea küll, kaitseme. Tulge ja kutsuge mind, kui kaitsma peab hakkama. Ma lähen veel kõpitsen oma majas. Teen aknad ka sisse, siis on hommikuti ilus vaadata, kui laelamp tuleb. Noor härra Keefir,
teie väga õilis olema. Aga meie selle vastu mitte midagi ei saa ma parata. Kes juba kord prügikasti sattuma, oi püha pasta, kaitsku meid kõiki selle eest, see pidama sinna ka jääma. Prügil pole lubatud laua peal partseerida. See olema rangelt keelatud. Kuulge, ärge ajage sellist juttu. Mitte kedagi ei tohi vägisi prügikastis hoida. Räägi, hõbepaber, kuidas sa sinna Aafrikasse sattusid? Kas te tunnete sellist šokolaadi nägu nurr? Selline pruun ja laiade õlgadega, natuke kassinäoga. Mina elasin varem selle šokolaadi ümber. Me olime peaaegu et abielus. No, igal juhul pruut ja peigmees. See oli nii õnnelik aeg. Jah, aga täna võeti mind šokolaadi ümbert ära. Jah. Ma veel lehvitasin talle ja mõtlesin, huvitav, kuhu mind siis nüüd viiakse. Ja siis leidsin end järsku prügikastist. Issand, seal oli nii kole. See vana banaanikoor tuli kohe minu juurde, lõi tühjal munakoorel trummi ja ütles, et ma olen nüüd Aafrikas ja pean hakkama papagoiks. Ja kõik need õrmsad jõehobud ja krokodillid lõrisesid prügikasti põhjast. Üks libe ning vastik arbuusikoor tuli minu juurde, endal ainult 2 seemet suus ja ütles, et ta on ninasarvik. Ma ütlesin, et kasigu eemale ja siis ta vihastas ja tahtis oma nina minust läbi torgata. Siis ma põgenesingi. Aga küllap viiakse mind varsti Aafrikasse tagasi ja siis ma satun jälle nende ninasarvikute ja jõehobude küüsi. Keegi ei hooli minust. Ma olen nii üksik ja õnnetu. Ära nuta. Sa pole põrmugi üksi. Tead, mulle on alati meeldinud hõbepaberid. Piimaletis olid kõikidel kohukestel hõbepaberid ümber ja mulle meeldisid nad väga. Ja sina ka meeldid mulle. Ära nuta, ma aitan sind. Sina ei saa mind aidata. See hirmus banaanikoor tuleb varsti tagasi. Seal olid 2 näritud nätsu. Need muudkui proovisid end mulle külge kleepida. Me peidame su ära. Makaronid, on siin sul mõni hea peidukoht? Mis suur valge maja see seal eemal on? See olema suur valge loss, külmkapp. Sinna mitte keegi niisama pääsema. Ainult suured kangelased. Seal olema puhtast jääst seinad ning lagi ja elektrivalguski sees. Oi, see olema peen paik. Sinna ei olema võimalik mitte kedagi peita. Ei. Mina tean, kuhu saab peita. Mamma mia, see olema ju kuulus röövel, hallitunud leivatükk. Tema peitma end põrandaharja eest juba mitu nädalat. Mida sina tahtma? Kole asi. Sina kohe ära minema, sina mitte tohtima siin laua peal kõndida. Ole vait, loll. Pole ma mingi röövel. Lihtsalt vaba leib. Ma kuulsin, et te otsite peidukohta. Mina tean, kuhu peita. Tulge pliidi taha. Mina redutan seal juba hulk aega. Keegi ei leia üles. Elan seal nagu tahan. Vaba ja õnnelik. Aga seal pliidi taga on vist väga pime. Jaa, on küll pime. Kohe mitte midagi ei näe. Aga mis sellest? See-eest ei saa siin mitte keegi kätte vaadata. Mul on seal tolmu sisse pesa kaevatud. Tasakesi kasvab hallituse kiht ka selga. Varsti ei näe mind mitte keegi. Tule aga minuga, hõbepaber. Pliidi taga on meil muretu elu. Sealt ei koristata mitte kunagi. Noh, kas sa tahad sinna pliidi taha peitu minna? No, ma ei tea. Kui seal nii pime ja tolmun on, siis pole ju väga vahet, kas ma elan prügikastis või pliidi taga. Rumal,
prügikastis oled sa banaanikurre võimu all, aga pliidi taga ei käsuta sind keegi. Mina plaanisin põgenemist juba siis, kui mind veel poes koos teiste leivatükkidega kilekotis vangis hoiti. Mina ei tahtnud, et mulle keegi kunagi võid pähe määriks ja veel siingi tüki selle peale laotaks. Ma pole mõni hobune, kes peab raskeid koormaid vedima. Mina koormat ei kanna, mina pole ori, mina tahan olla vaba. Ja nii, kui mind siis kilekotist välja lasti, nii ma pliidi taha hüppasin. Seal on vabadus. Kükitan päevad ja ööd läbi tolmu sees. Olen kõvaks läinud nagu puutükk ja keegi kamandaga kisu mind. Noh, kas tuled? Ei, pliidi taha kükitama mina küll ei tule. Loll oled. Mõtle veel järele enne kui hilja. Sealt ei saa siin mitte keegi kätte. Kattud tolmuga, matud selle alla. Mõtle, kui tore see on. Oi, keegi tuleb, mina kaun. Näe, siin su vatipüksid, aja jalga, siis saavad su koivad sooja. Mamma mia, no miks sina ameti mind piinama? No rumal muus. Mina seda vana kaltsu mitte kunagi jalga panema. Tõmba see endale pähe, siis mina ei pidama sind nägema. Püha pasta. Jaa, mina armastan sind ka. Aga kullake, kas sul on tõesti ikka veel külm? Noh, eks ma pean sulle midagi kuuma otsima. Mamma mia, see muus ajama mind hulluks. Minul ei ole ma külm, hoopis väga palav olema. Kas sina saama aru, kui mina sinuga kõnelen? Kuulsin. Eks ma siis otsin sulle midagi sooja. Appi, nad on siin! Ohoo, keda mina nägema? See minu vana sõber Tomaati Ketšup. Mamma mia, kui kaua me pole kohtunud, juba terve päeva. No tere, vana sõber, vaata, mida see muusimutt minuga tegema. Tema mulle tassi pähe panema, nüüd mina nagu kohvikann välja paistma. Oh, viletsust. No tule minu rinnale, sõber. Ei tule, võõras. Ära tule mind käperdama. Mamma mia, mida see peab tähendama? Sa lükkad vana sõbra eemale. Kuule, kas sinusse enam tilkagi ketšupit pole jäänud? Mitte tilkagi. Ära kutsu mind ketšupiks. Minu nimi on Gorilla. Olen tema kõrge aususe Aafrika kuninga Tarzan esimene. Oi, mamma mia. Ikka õigust räägitama, et tühjad ketšupipudelid lollideks ja õelateks muutuma. Mis saab sina olema? Sina olema ju tühi pudel. Aafrikas sai minust. Gorilla, mõikad, nuudel. Ja nüüd on jutul lõpp. Mida ma tegema pean, kuningas? Oota mu gorillake. Proovime alguses head. Kuule sina, hõbepaber, kas tuled koju Aafrikasse või ei tule? Ei tule, mina ei taha elada prügikastis. Ja sina ei peagi sinna üldse minema. Ole mureta. Ahah, kes tahab seda preilit tülitada? See peab kõigepealt võitlema minuga. Ole sina apupiim kasi eest. Muidu ma torkan sulle augu sisse ja sa jooksed keefirist tüüjaks nagu lõhkine kruus. Näita talle gorilla, kuidas Aafrikas võideldakse. Klõpp. Mamma mia, noor härra Keefir, mina sulle pöialt pidama, aga sina ette vaatama, ketšupipudel väga tugev olema, tema on plastmassist, see olema kõva nagu toores kartul.
kuule, keefripoiss, minu kahvel torkab sulle ilusasti augud sisse. 4 auku, kõik kenasti üksteise kõrval. Pärast ilus vaadata, kuidas sa sirinal tühjaks jooksed. Mina sind ei karda. Tühi pudel niisugune. Kohe sa näed, mida keefir oskab. Ei, ainult mitte sinna, noor härra, seal Liuväli. Ja näen küll, mida sa oskad liu lasta. Mina jälle oskan kahvliga susata. Appi, keefirile torgatakse auk sisse. Missugune auk, kes see torkab? Mina torkan ja torkan ka sulle paksmagu, kui sa eemale ei hoia. Torgin su auke täis ja teen sust juustu. Mida? Sina teed minust juustu, minust 1,5 kilost vorstist. Sina teed minust juustu. Teen jah. Sina, igavene punane toru. Ära tule, liharull, ma torkan sul läbi. Noh, olen ma siis nüüd juust. Olen ma nüüd juustu moodi. Olen ma auke täis hallitanud ja haisev. Ütle, kas ma haisen? Ei haise. Hästi või? Aga sa ju lubasid minust juustu teha. Minust ausast võileiva vorstist tahtsid sina teha haisva aukudega ja hallitanud juustu. Vaata, mis ma nüüd sinu endaga teen. Põmm. Valmis. Ärgu tulgu teinekord hüppama. See kahvel kulub majapidamise juures ära. Sellest ma teen riidepuu. Tuleb teinekord näiteks mõni viiner külla, siis saab ta oma kile siia peale riputada. Oi, hurraa! Oli see alles löök. See vurst olema ikka väga võimas. Tema veel tugevam kui pudrunui. Mina olema mitu korda näinud, kuidas pudrunui potis kartuleid puruks tambib. Mitte ükski kartul ei pääsema pudrunuia käest. Senior vorst võima väga hästi ka pudrunuiana töötada. Oi, millised musklid. Mamma mia, meie oleme võitnud. Ärge loodkegi. Hõbepaber on minu käes. Lase hõbepaber kohe vabaks. Röövel selline. Ära unistagi. Kui lähemale tuleb, rebin ta väikesteks hõbepaber trükkideks ja loobin laiali. Imetagu ta tolu imesse ja elagu seal tolmu kotis, kui Aafrika talle ei kõlba. Kui sa teda kohe vabaks ei lase, siis ma tulen sinu Aafrikasse, keeran selle kummuli ja päästan ikkagi hõbepaberi ära. Tule. Mis mul selle vastu olla saab? Tule Aafrikasse, kui julged. Litsume seal su laiaks ja pressime tühjaks, nii et keefir voolab nagu liiluse jõgi. Minu ustavatel krokodillidel on seal sees ja uuda. Tule, keefripoist. Sinust saab meie juures Aafrikas päris hea kitseke, keda lüpsta ja kelle peal lõvid ja pantrid saavad jahti pidada. Ei, kallis keefir, ära sina küll prügikasti tule. Hüvasti. Minu saatus on juba kord selline kurb. Unusta mind. Mitte iialgi. Ükski keefripakk ei jäta kunagi kaitsetut neiut hätta, kui ta ka peaks seepärast tühjaks voolama. Banaanikoor, nüüd ma tulen. Tule, julge poiss, tule minu järele, minu kuningriiki. Mamma mia, mis see seal veel olema? Suur nagu röster. Santas paketi, see ju olemagi röster. Appi, siin on nii kuum, ma lähen põlema.
ma tulen. Ma juba kärssasin tagumisest otsast. Suur tänu. Ja mina läksin ka täitsa kuumaks. Kus see jurakas üldse välja ilmus? vaata, kallis, mille mina sulle tõin. Ahju, toeta tagumik vastu seda, sul pole enam kunagi külm. Mamma mia, mina ei oska ma enam mitte midagi muud öelda. See muusimutt mind hulluks ajama. Nüüd tema vedanud terve röösteri kohale. Santas paketti, no mulle aitab. Ei, ära parem palugi. Mina sinu kõrval ei istu. Purk võib palava käes lõhki minna, siis on terve laud maasikamuusi täis. Aga sina ole seal soojas, minul on siingi hea. Mis asi see siin nii hullusti haiseb? Taevas, kas mingi asi on röösterisse kukkunud või? Ja seal olema ja üks vana banaanikoor. See haisema nagu surnud rott. Kui kole. Nüüd sa oled nagu tõeline Aafrika kuningas, must nagu murjan. Elagu tema majesteet Tarsan esimene. Irmita midagi. Mis sellest ma must tulen? Ega ma sellepärast veel seda asja nii ei jäta. Minu prügikastist ei põgene keegi. Mina ei lepi sellega. Ma kuulutan teile kõigile sõja. Õige jah. Prügikast. See on mul juba mitu päeva välja viimata. Kindlasti igasugu rämpsu täis. Üks moment. Orras. Tõesti servani täis. Kui külalised on lahkunud, viin selle kohe prügikonteinerisse. Aga hõbepaberite välja visata ei tohi. Mida? Millist hõbepaberit? Seda sama siin. Tema koht ju pole prügikastis, talle ei meeldi seal. Sellepärast ta sealt ju ära põgeneski ju. Armas aeg, kes siis ometi nii ilusa hõbepaberi prügikasti pani? See pidi küll päris pime inimene olema. Ei, hõbepaberit tuleb alati alles hoida. Neist saab ju igasuguseid asju meisterdada. Nii, näiteks keerad hõbepaberi kuuli ja teed endale sõrme ümber sõrmuse. Või voldid endale kikilipsu. Või käkerdad hõbepaberi munaks, nii et ta on sul nagu hõbekuul ja viskad kellelegi vasta pea. Hõbepaberiga saab igasuguseid asju teha. Ma ju küpsetasin saiu ka. Kas pole ilusad? Paneme igale lapsele ühe saia hõbepaberi peale, siis on peen. Täpselt nagu kuningalossis, kus süüakse saiu hõbetaldrikute pealt. Kohe tõstan ette. Oi, vabandust, mul vedeleb veel kilekott laua peal, päris piinlik, et kõik nii segamini on. Vaata. Pool kilo vorsti. Päris meelest läinud. Ma käisin poes ja ostsin vorsti ning keefiri. Panen kohe külmkappi. Külmkappi? Kas tõesti sinna valgesse lossi? Väga õige. See olema sinule just õige koht ikka. Ja signore vorst samuti. Oi, milline löök. Oi, mamma mia. Nagu pudrunui ausõna. Mõlemad külmkappi ja see olema teile õige koht. Teie selle auga ära teeninud. Või ei tea, kas tasub mind sinna panna. Mulle meeldis siin kilekotis ka päris hästi. Sai juba kuidagi koduseks ja armsaks. Mulle sihuke suure kapi elu ei meeldi. Ma armastan rohkem oma ette, nagu maaelu meeldib rohkem või nii. Las keefir läheb üksinda sinna kappi. Ei, see pole võimalik. Kui vorst külmkappi ei lähe, siis kas tead, mis temaga juhtub? Ta hakkab haisema ja läheb hallitama. See oleks küll paha. Kas ta muutub juustuks? Jah, augud tulevad samuti sisse. Võivad tulla küll. Ei, siis pole midagi parata.
siis ma ikka lähen külmkappi. Juhtuks mina küll muutuda ei taha. See on kõige hullem asi, mis ühe vorstiga juhtuda võib. hea küll. tulge nüüd. head aega. meil seisab ees uus reis. äkki me näeme veel kunagi? oi kaitsku sind püha paasta ja santas paketti mõlemad. mina mäletama sind igavesti. kullakene, on sul tõesti jälle külm. sul ju ahi selja taga. kui sellest on veel vähe, siis roni sisse. Mamma mia, see muus ajama mind hulluks. Ole parem kuss. mida? Kuss. mis kuss? Kuss? ja nüüd siis saiad, värsked saiad ehtsal hõbepaberil. Te olete ju mul külas. aga külalistele tuleb alati kõige paremaid asju pakkuda